täna siis jälle selline ilus hommik pühapäeval. Koguneme Väo Alexelas, et sõita järjekordselt Peipsi äärde kala sööma. Tuleb ilus ilm ja ilus pikk päev. Tere seltsimees. Tere, ma pole terve nädal aega sõita. Võib-olla sellepärast oligi see haigus. Ma olen ka juba täiskoolituse saanud. Ärge mõnitage mind. Nii, siit lisandub meiega veel üks mototsiklist. Tervist! Mis kurat? 3 minutit. 4. Kus see sinu koht siis on? Kas number 3 või? 2. Siia või? Sina sõidad siin ääres? Okei. Tere! Oota, siin juba kõik, kuule, on siin tsikli seljast maha millegi või? Edasi läheme kohe. Mine. Minek on või? Ühed alles tassavad. Juba on minek. Kust te need väiksed kotid kõik võtsite? Ma käisin seal motopoes. Milles? Moto24 või? Seal Honda taga vaata, põllu peal on mingi see motokaup. Ma ei tea, mis siis on mingi väike pood seal mingi katude vahel. Ja siis see oli suht ainuke, mis üks oli veel, aga see oli nagu vist no, mul on nunnu kott siuke. Mis asi? Kilekott või? Mul sõitsi kilekott oli lenksu otsas või? Nii, käisime Kundos, tankisime paagid täis.
täna ei nõuta mingit uuendamisi või asju? Tegelikult tehakse, et see nii-öelda kohustus alla läinud, et vanade majad peab olema on ka soojad? No leiged. Okei, lepime. Esimene, kes jõudis, see sai ikka. See veel või? See kurat ei tulnud meiega punti, pani üksi minema. Nahk. Niimoodi siis teil oli lepitud? Ei olnud midagi lepitud, kurat. Aitäh sulle. Ei ole vaja. Mis sa jälle kõkutad siin, kurat? Palun mulle kõige pisem. Äkki võtad sellega, mis ta on siis sellega Mariannega 2 peale? See vist. See on siin kastis vist kõige väiksem. Küsi Marianne käest, äkki võtate 2 peale, et kui te ei jõua üksi ära süüa. Mehed jõuavad kõik. Mehed jõuavad, jaa. Jaa, seal on see. Aga ja kui tahate 2 peale, siis... Küsi Marianne käest, kas ta tahab. Võib-olla ta ka ei taha Ma tervet. võtan ära ja ma küsin siis. Okei. Aga ikka saan jagada, ma võin ikka. Selge. Peod ka, jah. No võta midagi juua, ma arvan, või paned kuivalt või? Pagasnikus või? Need salfretikud. Nii. See on minu jagu või? Ei, see on kõige pisem. Kõige pisema jagu või? Selle tüdruku jagu. Ja see on kõige pisema jagu. Tuleb ka jaale või? Tšeki ei ole vaja. Nii. Anna mulle üks siis keskmine. Ja limps ka. Kas selline? Jaa. Läheb ära küll. Ma suur poiss. Ma just võtsin ära, kas võime teise kahvli ka saada? Läheb 2 peale teil või? Tublid tüdrukud. Ma võin tuldrigu ka. Jaa. Nii, 11.70. Nii, ma lähen õue. Kus sa juba siia said? Mida kähku käid sul? Aga... Tere, härra. Tere, jah. Aga vaatasin, et see... Mul ei õnne, kurat. Ma üritan mõelda mingid seosed. Öelge tüdrukud, kas kala on hea? Lihtsalt normaalne. Tehke reklaami, öelge, kala on hea. Väga hea kala. Väga hea. Nii hea kala. Aitäh, suured tänud. Ikkagi sai see kala söödud. Läbi hädaga, kõht on nii täis. Et ma ei tea, võib-olla näeme veel see aasta. Võib-olla. Me septembris plaanime ka seal nädalavahetustel. Okei, aga eks ma helistan ette siis ja. Jah, ette võib helistada, alati küsida. Okei. Siis on kindel. Head päeva. Üks, kaks, kolm, hurraa! Kuradi klaunid olete ikka küll. Kus me üldse oleme?
inimesed, kus me oleme? Jõgeval või? Oo, me oleme Jõgeval. Me sai kannata, kuni ma pilli eest ajan või? Mõnus on vaadata, kus siputad siin. Kikivarvukil. Sa saad hakkama. Opli. Sõidab või mul lallust üle. Oh, teid küll. Üks kauboi alles riietus siin. Mis sul on? Palju siis pille on ees? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pilli. Üks kukkus ära. Vahetus teeme. Vahetus. No jah. Sa vahetasid Tiidu välja. Tiit läks, sa tulid. Nii et 9-ga tulime Tallinnast, 9-ga läheme. Okei. Või siis Mustmägi, Emba-Kuba. Kolmapäeval näeme. Head aega. Davai. Teen kähku ühe lõppsõna ka tänasele päevale. Kurat, ma ei tea, kas see, et ma just haige olin, et kumm on kuidagi nii tühi ja muidugi kilomeetrit sai ka 7 sotti sõidetud täna, et kell 9 hommiku panime minema, no ja kell on nüüd praegu 8:30. Ja tunnen, et tagumik ja kurat põlved vallutavad natuke. Täna oli veid natuke rohkem, mingi 10 või 11 siklit. Et käisime jälle seal Peipsi ääres ja ilmaga joppas täiega. Terve päev ainult ilus päike paistis ja siuke normaalne oli. Midagi ei juhtunud ekstreemset, muidugi üks koht oli küll ekstreemne, kus kuradi traktor sõitis konkreetselt kuradi tee peale välja siklitel ette. Ma ei kujuta ette, kui me oleks nüüd mingi ilge pasaga tulnud sealt. Noh, me sõitsime okei kiirusega, aga kuradi vennal olid veel see kahvel ees ja kuradi sõitis tee peale välja, nii et noh, julm vend oli. Et oleks sinna nüüd mingid painutajad tulnud, siis oleks sinna kobarasse sellest suurde traktorisse pannud sisse kõri. Siis nägime ühte viinapudeliga vanamees, kes jalutas tee ääres rõõmsa näoga. 07 oli ka nagu sülelaps süles. Sai palju naerdud ja tore oli. Tore seltskond oli ja siis vaatab järgmine kord kuskile paneme veel, et ega suvi veel läbi ei ole. Aga tänaseks siis tšau ka ja lähme ära tuppa. Perset puhkama. Okei, tšauki.